Tere päevast, superstaarid! Täna on 15. mai 2025, see on Telegrami Facebook Live. See on siis üks päev pärast seda, kui kohalikud terroristid, kes on kusjuures huvitaval kombel maksumaksja rahadega ülalpeetavad, korraldasid siis Eestis vaimse rünnaku Eesti rahva vastu. Nimelt siis toimusid mingisugused sireeniharjutused või isegi ei tea, kuidas seda debiilsust otseselt nimetada. Tere, Marin. Tere, Hando! No jah, testiti, kuidas panna sireene tööle, et inimesi ohust teavitada, aga see vist... Aga mis see oht on? Kas oht on see, et tuleb junnpüksi või... Mis see oht nende jaoks üldse, mille jaoks nad seda harjutasid? No see ükskõik mis, nagu mingisugune. Aha, et see vaata meenutab väga seda tuumarelvade pettust möödunud sajandil, kui nii USA-s kui ka Venemaal siis hirmutati lapsi sellega, et kohe tuleb tuumaplahvatus või tuumasõda ning te peate siis tehti nagu harjutused, et sellised keset tundi suvalisel hetkel siis lasti koolis häirekella ja siis terve klassitäis lapsi ja õpetajad pidid varjuma laua alla. Umbes nagu see päästaks midagi. Isegi kui sa usud, et tuumarelvad on olemas, mida tegelikult ei ole olemas, aga juhul kui sa usud, et need on olemas, siis selline tegevus ei päästa ju mitte kedagi. See täielik lollus. Ja nüüd ükskõik mis harjutus või mille ohu vastu need tüübid siin Eestis eile oma debiilsust tegid, et see ei päästa mitte midagi. Meile keegi kirjutas ka, ütles, ainus, mis ma jõuan teha, on see, et äkki jõuan sital ära käia. Mis ma mõtlesin ka, et mida ma siis teen? Ma söön mingi banaani ära ennem kui oht tuleb või kelle jaoks see on. Ja kui sa mõtled nagu loogiliselt läbi, siis see ainus funktsioon on rahva hirmutamine. Ühtepidi rahva hirmutamine, lisaks ka siuke, kuidas öelda, hoida müüti sõjast ja ohust elus. Tegelikult sõda ei ole ja ohtu ka ei ole. Kui sa jalutad mööda linna ringi või sõidad mööda Eestit ringi, mitte kusagil pole sõda. Seega inimesed kardavad asja, mida pole olemas ja kui sa mõtled loogiliselt, kartes asja, mida pole olemas, see on vaimuhaigus. Sõna otseses mõttes vaimuhaigus. No hirme on igasuguseid selles mõttes, ega selle üle ei pea nalja tegema. Igasugune hirm on hirm asja üle, mida pole olemas. No jah, lõppkokkuvõttes see loomulikult algab meist endist ja hirmule tuleb näkku vaadata. Mõne inimese jaoks võib ongi see, et siis see sireen, et siis ta nagu... Ei, vaata see inimene, kes naudib seda sireeni nüüd ükskõik mis põhjusel, tema on hirmust sõltuvuses ja tema vajab seda, et üldse igapäevaselt toimida. Samamoodi need inimesed, kes vaatavad Aktuaalset kaamerat või üldse, kes jälgivad uudiseid, nendel niimoodi, kui nad neid uudiseid ei näe, siis neil tekib ärevus, nad ei saa, see on narkootikum nende jaoks, nad on täielikult sõltlased. Aga see selleks, kokkuvõttes on nii, et me ei peaks, meie, kes me nagu läbi näeme kogu sellest lollusest, et me ei peaks vihased olema nende tüüpide peale, peaksime lihtsalt teadvustama, et nad on lihtsalt madala sageduse peal vibreerivad olendid ja meie ülesanne siis, kuidas öelda siis, valgusolenditena või ükskõik kuidas sa meie sugused tahad nimetada. Kõik inimesed on valgusolendid, ma ei teaks. Ei, aga lihtsalt mõne valgus on natuke tumedam, eks ju. Et meie kõik, kes me sellest jamast läbi näeme, peame inimesi üles upliftima. Me ei peaks kindlasti vihaseks saama nende lollakate peale. Lihtsalt peame oleme see eeskujuks teistele, et see hirm on nonsense ja kogu see värk. Paar asja veel. Üks põhjus, miks nad seda teevad, on muidugi ka see, et nad peavad õigustama järjekordseid kulutusi sinna kaitseväkke ja sõjaväkke või kaitseliit, mis iganes, kõik need laigulised tüübid, eks ju. Neil on vaja õigustada neid miljardeid, mida nad sinna kandivad. Sest kui sa vaatad Eesti iseseisev Eesti, teine iseseisev Eesti, mis algas siis 91, ehk siis laias laastus 35 aastat. Me oleme iga aasta kantinud sinna miljardeid ja meil tegelikult pole seda sõjaväge mitte kunagi vaja läinud olla. Ei ole mitte kunagi seda vaja olnud. Ainult üks kord, kogu 35 aasta ajaloo jooksul oli ainult üks kord päriselt meil sõjaväge või siis kaitseväge, ükskõik mis nimega sa neid kaitseliitusi nimetad, neid laigulisi tüüpe oli üks ainus kord vaja. Kas sa tead, millal neid oli vaja? Ei tea. Koroonapettuse ajal, kui valitsus ja kõik erakonnad surrisid inimesed koju, terved inimesed kuulutati ohtlikeks, meile manipuleeriti meid süstima elu ohtlike nende vaktsiinidega, ehk siis põhiseadusega vastuolus olevad inimkatsed.
see oli ainus kord, kui meil oli nii-öelda kaitseväge vaja. Et ainult, et see kaitsevägi ei kaitsenud rahvast nende valitsejate eest. Jaa, vaid nemad ka surusid omaenda inimestele. Ainus kord, kui meil oli tegelikult kaitseväge või kaitseliitu vaja, nad kukkusid täielikult läbi. Ja mina olen juba aastaid öelnud, et kogu kaitseliit, kaitsevägi, sõjavägi, ükskõik, kõik need laigulised, see tuleks päeva pealt laiali saata, see on täiesti mõttetu seltskond. Ja nüüd, kui nagu mõelda selle peale, ma saan aru, ma tean, et kaitseväes, kaitseliidus ja nii edasi on inimesi, kes teevad südamega asja, kes on normaalsed inimesed. Aga nüüd küsimus mul nendele kõikidele, nendele normaalsetele kaitseliitlastele või sõjaväelastele on see, et kuidas sa nagu jätkad oma seda rolli või seda tööd, teades, et sinu ülemused on psühhopaadid või reaalselt peas segi. Sest vaata, need olendid, kes teevad need sireenid, need ei ole mõistuse juures. Nad on reaalselt peas segi. Mõtle, kui sina, Mann, ütleks mulle, kuule, et need tüübid teevad seda sõjahäiret nagu, et ma mõtlesin, et ma panen siia Telegrammi ka kõik need häired üles, inimesed saavad seda kuulata sealt, kajastame ja kõik on ülikõva, et teeme seda suuremaks. Siis ma mõtleks, ja ma ilmselt väga armas, aga põhimõtteliselt tõmba nahku ja sinuga nüüd kõik. Nagu päriselt. Ja ma mõtlengi, nüüd kõik need tüübid, kes seal sõjaväes on, kes sa nagu teed hingega, kuidas sa nagu teed seda edasi hingega, teades, et su otsene ülesanne või see ülemus on peas segi. Anda inimestele lihtsalt erinevad taluvuspiirid. Nii. Aga jaa, selles suhtes, et me siin kuulasime ka, ega väga vaikselt oli seda kuulda tegelikult, pidime isegi akna lahti tegema, et oleks kuulda. Jaa, ma mõtlesingi, et võiks saata sinna kirja, et tehti tõemaks. Kusjuures nad kirjutasid ka, et see natuke ebaõnnestus, et osad sireenid olid liiga vaiksed. No vaat, kohe on põhjust teha uus nagu. Võiks teha iga nädal selle, et siis oleks nagu ülikõva nagu. Nii Targo kirjutab, Haapsalus polnud sireene, vähemalt minu kodukandis, ootasin kohvitass käes. ja tahab veel öelda seda, kes võib-olla luges mu eilset artiklit, kõik nende sireeni asi kokku, et päeva lõpuks see on kõik reaalsusloome ning küsimus kõikide asjadega on see, et mis tähenduse me sellele anname. Et me seal kirjutasingi, et me võime panna sellele, kuigi see ilmselgelt on debiilsus, aga võime panna hea tähenduse, näiteks nad kuulutavad, kohe hakkab suvi. Või nad kuulutavad seda, et mina olen Eesti kõige võimsam ja vägevam inimene ja mulle antakse seda teada terve nagu riigile, kõikide, tervele elanikkonnale teatatakse seda, et sa võid seda mõtet enda jaoks mängida, et see tehti sinu jaoks. Jep. Ja üks asi veel. Nüüd tegelikult on niimoodi, et kõik need kaitseväed ja need Kaja Kallas, kõik, kes on seal sõja teemas nagu, eks ju, nad peaksid olema tänulikud sellele nii-öelda Putinile ja Ukraina olukorrale, sest kui neid ei oleks, mida nad siis teeksid nagu? Oletame, kui oleks täielik rahu, kõik oleks bliss, harmoonia, siis tekiks olukord, et kuule, et meil on seal mis iganes suvest 10 000 sõdurit ja 5000 tanki ja mingisugused majorid ja veltveeblid või kes need kõik seal on, need kodukotkad ja raisakotkad või kes need on, need kodutütred, eks ju, kõik need asjad, et millega me õigustame seda miljardit, mida me sinna kandime, siis tekib ka olukord, et peavad otsima uue põhjuse, äkki tulevad need tulnukad kuskilt või ma ei tea, Lätiga kuulutab sõja või kes iganes, ehk siis pange tähele, nad lüpsavad seda Ukraina või / Putinit nii kaua kui üldse võimalik ja kui see mingil põhjusel peaks ära lõppema, siis neil on perse majas, siis mida me nüüd teeme? Nii, Kätlen kirjutab, mu tädi elab Lõuna-Saksamaal ja neil lastakse iga kuu lõpus neid sireene, nii et meil on veel arenguruumi. Vat. Selles mõttes, et ma siiralt imestan, kui nad neid seda lollust uuesti ei tee. Nagu. Ja, sest nad ütlevad, et nüüd meil on ikka vaja seda kalibreerida, et oli liiga vaikne, et peame uuesti proovima. Uus normaalsus, jaa. Aga tulles tagasi siin uue normaalsuse juurde, mis meil siin vahepeal oli aastaid, siis esmaspäevast hakkab Genfis Maailma Terviseassamblee, kus siis tulevad kokku kõik Maailma Terviseorganisatsiooni liikmesriigid ja siis hääletatakse pandeemialeppe osas, mis ma ei tea, kas keegi arvab ka seda vastu ei võeta või? Ühesõnaga. Ma saan aru, et hääletajad on ju kõik need Karmen Jõllarid ja see seltskond läheb hääletama ju. Selles suhtes, et see puudutab justkui kõiki inimesi, meie kes keegi luba ei küsi, keegi küsib meie arvamust, kusjuures me oleme mitu petitsiooni teinud, meie tegime ja need arstid ja teadlased tegid, et see pandeemia leppele tuleb öelda ei, kõik naerdi välja, need, kes seal otsustasid Riigikogus mingisugust, ma ei tea, 10 inimest või kes iganes seal
komisjonis on, need kõik seal naerdi välja, põhimõtteliselt ükskõik, mis petitsiooniga sinna lähed, sind põhimõtteliselt naerdakse välja. Ja isegi kui petitsioon läbi läheb, näiteks mul läks läbi üks petitsioon kunagi, ainus, mis mul läbi on läinud, on see, et tõstame Estonia vraki üles ja uurime, mis värk on nagu. See läks läbi, sellest on mingi 5 või 6 või 7 aastat möödas, kedagi ei huvita, täielik teater. Ja see on ka järjekordne põhjus, miks igasugused erakonnad on täielik teater, sest päeva lõpuks seal on mingi 10 inimest, kes midagi otsustab ja mis mõttes 10 inimest otsustab terve riigi üle. See on täielik nonsense ja senikaua, kuni seal valitakse ükskõik mis erakonda, ükskõik mis lubadust neile antakse, nad lihtsalt mängivad lolli, nad manipuleerivad rahvaga, sest tegelikult see asi ei saa paremaks minna sellise süsteemi põhjalt, see on võimatu. Ja sellepärast ma siiralt loodan, et need mõned meie endised fännid, kes lahkusid meie juurest ära, kui me kuulutasime, et me ei fänna teatud erakonda, et nad lõpuks ärkavad üles, et nad näevad, et erakond ei ole lahendus. Ja, sest me ei fänna ühtegi erakonda. Nii, aga igal juhul siis Maailma Tervisenõukogu Eesti osakond ehk siis World Council for Health Estonia saatis eile Riigikogule, õiguskantslerile ja valitsusele uue pöördumise, mille lingi ma just siia laivi alla ka panin, et toovad seal taaskord välja. Kurgus või? Ei ole. See oli ikka välja. Aga aus on seal nurgas. No räägi. Issand. Ühesõnaga, jaa, et räägib siis pandeemia leppe ohtudest ja miks Eesti ei peaks selle poolt hääletama, on ju, noh, ma ei tea, äkki keegi neist loeb seda, aga ei saa ju pead anda. Igal juhul on nad omast arust mitu korda ajakirjanduse vahendusel ära tõestanud, kuidas sellest mingit ohtu meile kindlasti ei ole. Sealjuures, kui päringu saatsime selle kohta ministeeriumile eelmisel aastal, siis tuli vastus, et aga ega me tegelikult ju päris täpselt ei tea, mis seal sees on, et seetõttu me ei oska ka hinnata, kas sellel on mingisugust ohtu või ei ole. Teemaks oli ka see, et seda ju rahastavad eraorganisatsioonid, et mis mängus on ju huvide konflikt täielikult siin. Jah. Ja kusjuures sama selle koroonapettusega eile ju seal tehti Euroopa komisjon või mis ühesõnaga kuskil selles põhikohas tehti otsus, et see Ursula von der Leyen on ikkagi valetanud nende SMS-ide kohta. Ja, et ta peaks need ikkagi nagu avalikustama. Jaa, sest et seal oli ikkagi 35 miljardit, mis kanditi nagu nendesse vaktsiinidesse, kusjuures Ursula von der Leyeni enda mees on seotud veel vaktsiinibusinessiga, sest no nii rets korruptsioon kui üldse, et tegelikult isegi kui sa oled see nii-öelda Kaja Kallas, ütleme mitte Kaja Kallas, vaid Kaja Kallase valija, sina, kes sa ei saa vaktsiinibusinessist mitte mingit kasu, kuidas sa saad toetada neid inimesi? Selles suhtes, see on väga okei, kui sa oled seal Kaja Kallasega kuskil pundis või Ursula von der Leyeniga ja sa teenid reaalselt nende pealt. Ma saan täielikult aru ja ma soovin sulle edu, et see on ülikõva business, ma tahaks ka sellest osa saada. Aga kui sa oled lihtsalt nii-öelda Ursula von der Leyeni või Kaja Kallase fänn ja sa näed, et nende tegelased kandivad pleki kõrval, millest sina ei saa mitte midagi, siis mis toimub seal? Jaa. Rääkides ebaseaduslikkusest, siis jätkuvalt on õhus Politsei- ja Piirivalveameti numbrituvastuskaamerad, mis siis on ebaseaduslikult tegelikult üleval ja jälgivad meid ebaseaduslikult ja seda ütles ka õiguskantsler ja tegelikult seda ütleb ka ministeerium ja PPA, aga nad ütlevad, et kuna sellest on nii palju kasu olnud, et siis me nüüd lihtsalt muudame seadust, et see oleks seaduslik. Ülikava. Hei, tere tulemast kontrollühiskonda ja loomulikult nad serveerivad seda nii, et see on ju sulle endale kasulik, sest et siis niimoodi meil on palju lihtsam tuvastada kurjategijaid ja pahategusid ja et me oleme seda juba mitmel korral teinud, kusjuures siis nad toovad seal näiteid, on ju, et kuidas nad on seda kasutanud, et näiteks siis, kui see Mustamäe haiglaarst, kui keegi teda ründas, on ju, seal koroona ajal. See oli vale häire või? Nad ju kõigepealt võtsid kinni vale inimese üldse. Et see on nii loll näide, mida tuua, sest et siis, kui nad ütlesid, et jaa, et tänu seal nendele kaameratele me saime teada, aga miks te siis Andrei Vesterini koju sisse murdsite?
sest kui te kaamera pealt näete, et seal oli inimene, kes jooksis, siis Andrei oma tehisjalaga kindlasti niimoodi ei jookse. Et te ei saa ju seda välja tuua kui edulugu. Jah, ma saan aru, et te lõpuks saite õige inimese kätte, aga see, et te seda kasutasite ära ka terrori tegemiseks ühele inimesele ja teistele hoiatuseks teisiti mõtlejatele, siis te ju demonstreerisite juba, et te kasutate seda nii-öelda privileegi oma võimu tegelikult siis väga valesti. Ja miks me tahaksime, et teil on see võim edasi ja et see veel seadusesse ka kirjutataks? Et meil oleks niisugune kontrollühiskond, kus te saate igat asja spinnida enda heaks, sellepärast et for your own safety. No eriti, noh. Jah, no tegelikult on niimoodi, et need seadused kehtivad ainult riigi töötajatele, sest et nii-öelda eraisikud, kes ei ole riigi alluvuses ühegi, mitte kuidagi, nad ei ole kirjutanud alla mitte ühelegi sellele seadusele, et need ainus seadus, mis kehtib, on südametunnistus, kõik ülejäänud seadused kehtivad tüüpidele endale. Et me elame kindlasti absoluutselt diktatuuris ja türannias, ta ei ole võib-olla niivõrd vägivaldne kui mõnes võib-olla filmis, aga ta on digitaalne türannia ja vaimne türannia, absoluutselt. Ma tahtsin veel eilse selle sireeni kohta veel öelda seda, et eriti jabur kogu selle asja juures on see, et ma kujutan ette, et kogu see setup maksis 10 miljoneid. Lisaks ka kõik need kampaaniad ja reklaamid, ma nägin isegi Solarise keskuses oli see liikuv lifti peal digireklaam, see, kus meie reklaam võeti ära koroonapettuse ajal, me ei tohtinud teha umbes, et maga kaineks või mis meil oli see mingi raamatu reklaam, eks ju, et ohtu pole. Aga selle reklaami võib teha, et oht on nagu. Kõik on nagurpidi. Ja siis vaata veel see ka, et ma hakkasin selle peale mõtlema, et näiteks kui sina poleks mulle öelnud, et need sireenid tulevad, mina isegi ei teaks. Kusjuures see oligi nii, et väga paljud ei teadnud või said samal hommikul teada, siis neil oli täiesti, et what the hell nagu. Ja nüüd tegelikult siin tuleb mängu nüüd ka see, et siit sõltub, vaata tegelikult on nii, et me ise anname sellele türanniale energiat, sest kui me mitte keegi seda jama ei teaks, siis see ei saaks eksisteerida. Ja miks me seda teame, nii-öelda, miks massid seda teavad, on see, et nad ikkagi jälgivad neid uudiseid ja nad kuulavad seda raadiot ja nii edasi, et see on nüüd täitsa teine teema, aga mina ei ole tänase päevani kuulnud seda Tommy Cashi laulu, millega ta läheb Eurovisioonile või ta käis seal. Ma isegi ei tea, millal see toimub, aga see, millest kõik räägivad. Ma ei ole tänase päevani seda kuulnud, kuigi ma tunnen seda tüüpi, ma olen taga koos suitsetanud, ma olen taga jauranud, eks ju, aga ma olen seda laulu kuulnud. Ja mu jutu point on see, et ma olen nii-öelda, ma ei anna energiat üldse peavoolu. Ja sellega seos, isegi kui see on hea laul, ma jään teatud asjast ilma, aga ma arvan, et see kokkuvõttes ma jään nagu väga palju nagu jamast ilma. Et kogu loo jutupoint on see, et me lihtsalt ise anname kogu see jamale energiat ja sellepärast see süsteem üldse saabki eksisteerida tegelikult. Jaa, ei, selles suhtes minu meelest see Tommi lugu on geniaalne. Ma olen seda kuulanud. Aha, okei, tohi. Ma usun, et ma kunagi kuulen seda, võib-olla kui me saan taga kokku, siis ta laulab mulle seda. Kuule, aga ma tahtsin rääkida veel, eelmises saates oli juttu sellest, et seal Objektiivi podcastis Häda ja viletsus, vaata, nad rääkisid sellest, et need tüübid ei ole vastutusele võetud ja et kogu selle koroonapettuse korraldas vaata see Kaja Kallas, mäletad, eks ju? Jah. Ja siis me rääkisime, et miks see Objektiiv valetab või miks need on objektiivsed, kuigi ilmselgelt esimene aasta olid seal ju EKRE ja Keskerakond ja Isamaa vist, eks ju. Ja siis mul tuli meelde, tead mis või? No. Kui see koroona tuli, siis ju Objektiiv algus ei saanud üldse aru, et see on ju üldse teema, sest vaata, me tegime selle avaliku kirjakampaania, vaata, meid ei lastud pressikonverentsile, siis me tegime suure kampaania raadios, tänavatel ja mõnes paberlehes, kes olid nõus selle avaldama ja Objektiiv oli üks nendest, kes ei olnud nõus seda avaldama. Ja. Sest nad olid konservatiivsed, see tähendab seda, et nad on konservatiivsed ka selles mõttes, kuidas nad uurivad teemasi, nagu näpotsaga konservatiivselt nagu, et neil läks aasta aega aru saamiseks, et see koroona on pettus. Ja ma mõtlengi, et kuna neil läks aasta aega aru, siis võib-olla nende mälestuses polegi seda hetke, kus EKRE aasta aega seda jama neile müüs. Sest nad ei saanud aru, nad on niivõrd konservatiivsed ja nende reaalsuses, ma mõtlengi, et see, et ma arvan, et nad äkki ei valetagi, vaid nad reaalselt arvavadki, et see oli ka ainult Kaja Kallas, sest neil puudub mälestus, sest neil läks aasta aega, et aru saada. Kõik on võimalik.
ilmselgelt inimesed unustavad kiiresti. Mis on ka tore, see ju, me kaitseme sellega enda vaimset tervist, aga mis puudutab nüüd pandeemia lepet ja kogu seda koroona asja, siis ilmselgelt, kui kedagi vastutusele ei võeta, keegi vastutust ei võta, siis see võib korduda. Aga sina saad võtta oma elu vastutusele niimoodi, et sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel ja sul on võimalus võita terve kast lumiorava magneesiumvett. Yes. Main, kas mul sulle väike siuke quiz. Kas sa tead, mis on kõige uuema Kanye Westi laulu nimi? Las ma arvan, see mingi seos Hitleriga. Selle nimi on Heil Hitler. Järgmine, kas albumi nimi tuleb Mein Kampf? Ma ei tea. Ja siis nali on nüüd selles, et ta seal laulab, et kõik minu neegrid on natsid. Ja siis ma nägin, mul tuli sinna riidi, et seal Taimaal, Tai baarides on see laul tohutu hits. Aga nüüd nali on selles, et nende inglise keel on väga, nad ei tea, millest see laul räägib. Kõik tšikid seal ja need turistid ja kõik need täiega rockivad seal. See on mega naljakas kõik. See on nii huvitav, et me elame sellisel triksterist ajastul, on ju, et Kanye on ilmselgelt trikster, Elon Musk on trikster, kes meil seal veel on ju, Donald Trump on trikster, JFK Jr. on trikster omal viisil. Oi, täielik. Siis meil on Eesti valitsuses on ju meil seal see Michal on ju, Jürgen Ligi täielik trikster. Jürgen Ligi üks mu lemmikuid selles kambas nagu. Selles suhtes, et ma üritan kogu seda seltskonda teha endale kuidagimoodi nagu meeldivaks, siis see Jürgen Ligi on kindlasti üks mu lemmikuid. No see kindlasti, sa mainisid Tommy Cashi, tema on muusikamaailma trikster. Jaa. Aga see on siis see teema, äkki me peaks ka triksterid olema? Äkki me olemegi. Ma loodan, et ma olen. Kas sa teadsid see OpenAI juht, mis ta nimi on, Sam Altman, ta ütles, et kui iga kord, kui sa suhtled ChatGPT-ga, siis iga see tekst, mis sa saadad, et see nagu võtab seda ressurssi nagu, seda on see süsiniku jalajälg, kuigi siis süsinikku pole olemas, aga see selleks, aga see ikkagi elekter, mis seal on, see nagu maksab, eks ju. Ja ta ütles, et kui sa ütled aitäh või palun terve elu nagu, et siis see võib juhtuda niimoodi, et sa raiskad miljoneid dollareid tegelikult kollektiivselt. Ja siis põhimõtteliselt keegi arvates välja, et kui sa ütled sõbrale iga kord, kui te kohtute tere või tšau, siis sa raiskad oma elust 2 päeva. Oh jah. Kuule, ma tahtsin veel rääkida sellest, peame Trumpist veel rääkima. Mina avastasin see eelmine nädal, John Le Bon tegi artikli või uuringu, et hiljuti millalgi, võib-olla paar kuud tagasi või ühesõnaga viimase paari kuu jooksul käis mis ta nimi? Elon Musk. Elon Musk käis seal selles mainstream superstaari selles saates Joe Rogan. Nii. Ta on siis, ütleme, mainstream, konservatiiv mainstream, ükskõik ühesõnaga, paljud arvavad, et ta on mingi jõhker tiip, aga tegelikult ta müüb ikkagi propagandat. Aga seal on vahel on nagu kulda nagu. Ja siis ta ütles sellele Elonile, et ta sai kuskilt teada, et vaata, kui oli see Trumpi tulistamine, eks ju, et CNN, kes selle ülekande tegi, see oli ainukene Trumpi see rally, kuidas nimetavad, mis on see konverents või ainuke selle Trumpi esinemise, see oli ainuke kord, kui nad tegi Trumpi esinemisest ülekande. Okay. Ja see oli täpselt see kord, kui teda tulistati. Et kuidas see võimalik nagu on. Ja siis see läks kuidagi vairaliks seal Twitteris ja siis CNN tegi vastupostituse, et see kõik on vale, et me tegime seekord ja seekord tegime ka ülekande, eks ju. Ja siis John Le Bon hakkas seda uurima. Ja tuleb välja, et CNN tegi kokku ainult 4 ülekannet. Aga nendest 4-st 3 on sellised, kus Trump tegelikult ei rääkinud. See on lihtsalt nagu uudiste mingi see väike klipp nagu. Ehk siis see kord, ainus kord, kui ta nagu nii-öelda laivis rääkis, siis oli see fake tulistamine, eks ju. Ja nüüd kõige huvitavam selle asja juures on see, et kui sa vaatad 9/11-it, siis ainus kord, kui
oli otse-eetris, kui seda lendas torni vaates, tegelikult ta ei näidanud mitte kunagi lennukit. Ainus kord, kui ta näitas lennukit, oli siis, kui täpselt selle kokkupõrke hetkel käis klõps nagu, et nad vahetasid linte, ehk siis see oli varasemalt valmis monteeritud video, eks ju. Ja nüüd, kui Trumpi tulistati, siis oli ka ainus kord, nad läksid niimoodi, et kuule, me peame nüüd Trumpi peale panema ja siis minut aega läks ja siis juba tulistati ja see oli ainus ülekanne, mis tähendab, et see oli täielik kokkumäng, siin ei ole mitte ühtegi teist versiooni. Ja nüüd need Trumpi fännid, nende meelest, vaata, nemad nüüd eiravad seda, nemad arvavad, et see oli päris tulistamine, kaasa arvatud need, kes on need conspiracy tüübid, sest nad ei suuda seda analüüsida, kuidas see nagu käib. Ja nüüd, mis minu meelest on kõige panem, seda John Le Bon isegi rääkinud, mis ise mul klikkis ära, oli see, et CNN tegelikult, kes nagu kokku mängis selle, samamoodi nagu televisioonid mängisid 9/11 ajal kokku, CNN ise on liberaalne. Vaata, Fox on see konservatiivne ja CNN on see. Ja nüüd nad mängisid niimoodi selle kokku, et liberaalne, ehk siis see Trumpi vastane on osaline selles lavastuses, kus teda tulistati. Jaa, aga see on ju kogu aeg. Ei no muidugi, aga ma ütlen, see on niivõrd in your face nagu, aga need tüübid, fännid ei saa sellest aru. No siin on seda kokkumängu lihtsalt nii palju, et ja siis inimesed imestavad, miks me ei vali pooli. Miks sa ei vali poolt? Kumma poole miks ma peaks? See mind hullult häirib see, et sa alati peab mingi kellegi poolt olema, sa peab alati olema mingi seisukoht, ei? Ja ei pea, jah. Mis siis veel? Meil tuleb see konverents varsti. Meil on ju praegu see kampaania ka, kes soovib, praegu saab liikuda. Räägime kõigepealt taimetarkuse konverentsist, siis see tuleb 24. mail ehk siis järgmisel laupäeval. Ta on üles ehitatud sarnaselt, nagu oli siis see homöopaatia konverents, kus homöopaadid esinesid. Seekord siis esineb 7 taimetarka, Irje Karjus, Mercedes Merimaa, Maret Mako, Angeelika Somelaar, Kaia Kaira Hunt, Mailis Kivistik ja Reelika Sirjani. Et 7 väga põnevat ettekannet ja kestab siis 7 tundi pluss vaheaeg. Väga palju infot ja kõikidele, kellel on pilet, tuleb see järelvaatamine. Nii et igal juhul väga hea investeering. Pilet maksab 29 eurot ja ma vaatasin, et just need päris mitmed esinejad on praegust teinud ka tasulisi siis selliseid loenguid, mille pilet on palju kallim. Et selles mõttes 7 taimetarka. Samal ajal praegu meiega ei, no kõigil on ju oma töö. Erinevad mingisugused loengud, õpitoad. Okei. Toi. Nii, et väga hea pakkumine ja tõesti kutsusime need konverentsid siis ellu selle pärast, et meil on tulemas rahvatervishoiu seadus, mille muudatusi vedas eest Riigikogus Karmen Joller, kes on nüüd siis ka sotsiaalminister ja kes kindlasti hoiab silma peal, et seda seadust ka korralikult jõustama hakatakse alates 1. septembrist. Mis sa arvad, kas Karmen Joller on mingi sõbral palunud osta pileti sinna konverentsile? Võib-olla. Ma väga loodan, sa võiks teha mingi Karmen Jolleri nalja seal. Tead, sellel ei ole mitte mingit vajadust, sest et sa annad teile märku, et ma tean, et sa kuulad mind või midagi. No, võib-olla. Jaa, kas midagi veel? Jaa, meil on praegust käimas ka Telegrami kampaania, et 6 kuu tellimus maksab 33 eurot ja iga üks nendest tellimustest aitab meil teha Telegrami sisu, hoida Telegrami laivis ja Telegramil üldse tegutseda. Et tõesti, iga panus on oluline, kui sulle vähegi tundub oluline see, mis me teeme, see sisu, mis me loome ja vahendame, siis ole hea, toeta Telegrami, sellepärast, et selle eest me anname sulle vastu iga päev põnevat, olulist, vajalikku sisu. Näiteks järgmine nädal ma ostan sellele mikrofonile uue statiivi, et nad oleksid, et ta ei põruks nii palju, me saime teada, miks see kõik põrub siin või see et soundi saavad paremaks, ma saan uued statiivid, mis on hetkel on kinnitatud need nagu laua külge, aga nad tulevad nüüd eraldi põrandu peale. Jah, selles suhtes, et igasuguseid
asju on jah, mida saaks alati paremini teha ja mida me ka püüame teha paremini. jaa. Kuule, aga tõmbame praegu otsad kokku, eks? Et veel kord, kui sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel, nagu ikka, võimalus võita terve kast magneesiumvett Lumiorava poolt. Jep. Davai, siis praegu kõik vaja? Okay. Ja praegu on kõik. Lihtsalt soovitan veel vaadata kõiki põnevaid artikleid, mis meil on praegust ilmunud, sealhulgas ka on järelvaatamiseks viimane Mastermind, mis on samuti, Mastermindid siis on mõeldud ainult tellijatele. Viimase tegime elektrik Harri Halliga, kes siis rääkis põhiliselt igasugustest erinevatest kiirgustest, kuidas nad meie tervisele mõjuvad. Ta näitas ka siis seal otse, kuidas mobiiltelefon ühesõnaga mõjutab sind ja su aju ja su keha ja rääkisime ka natuke utoopilistematest teemadest, nagu näiteks see, et mis asi see elekter üldse on, kuidas ta tekib ja miks Harri arvates ei ole võimalik neid meie ümber olevaid hästi mõjuvaid energiaosakesi muuta selleks elektriks, mida me tarbime, ehk siis miks tema arvates vaba energiamasinaid tööle panna ei saa. Oota, aga kas te räägite... ja ta tegi ka ülevaate, milliseid petukaupusid internetis kiirguse vähendamiseks pakutakse. Aga kas te rääkisite automitest või? Ta ei usu automeid või? Jah, põhimõtteliselt jah. Siis vaata, see on nüüd huvitav, ma ei ole ise seda veel järgi kuulanud, aga põhimõtteliselt kui sa automeid ei usu, siis see tähendab, et sa ei usu ka tuumarelvi. Vot selleni me ei jõudnud, aga igal juhul oli põnev Mastermind, soovitan järgi vaadata. Ja, et ühesõnaga just praegu on väga hea ka siis liituda Telegramiga sellepärast, et käimas on kampaania 6 kuu tellimus 33 €. Ja, tuumarelvi pole olemas. Tšau! Bye bye!